Nii, aga tere hommikust, austatud kohalike omavalitsuste esindajad. Täna räägime siis energiatõhususest ja enne kui me ettekannetega pihta hakkame, siis juhiksin tähelepanu paarile asjale. Esmalt kodukorra mõttes siis palve, et esitluste ajal palume jooksvad küsimused kirjutada chatti. Kokku on meil täna 3 esitlust ning pärast neid aruteluring, aga nende ajal saame siis hõlpsasti ka chatis osadele küsimustele ilmselt ära vastata. Et nii hoiame lihtsalt aega kokku. Tänast infotundi salvestame ja järelvaatamine ja ka esitluste materjalid leiab hiljem TTJA kodulehelt. Et siin slaidil on ka selgitatud, et kust täpsemalt need TTJA kodulehelt hiljem üles leiab. Täna siis kõigepealt räägime tehnilise järelevalve poolelt energiamärgiste kontrollimisest ning seejärel Kliimaministeerium teeb ülevaate direktiivist, tulevikumuudatustest ja innomeetme pilootprojektist. Omalt poolt väga täname teid kõiki, kes olete saanud täna meiega liituda. Võtke julgelt osa, küsige ja soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist ning annangi nüüd kolleegile sõna edasi. Liisa, ole hea. Aitäh. Proovin kohe jagada. Niisiis, ma loodan, et mind on kuulda. Kuigi ennem kui me testisime, siis mul natukene see heli siin sahiseb, aga ma proovin rääkida kõva häälega. Niisiis, tere, mina olen Liisa Pedassaar Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist ning räägin täna energiamärgistest järelevalve vaates. Ehk siis sellest, millal on energiamärgis nõutav, mida täpsemalt kontrollida, kuidas peab kontrollima ning millised on siis tüüpilisemad vead, millega me TTJA-s kokku puutume. Alustuseks annan lühikese ülevaate sellest, mida TTJA hoonete energiatõhususe valdkonnas teeb ja millest meie roll tuleneb. Ehitusseadustiku järgi on TTJA ülesanne teostada riiklikku järelevalvet selle üle, et hoonete energiatõhususe nõudeid täidetakse. Ja paragrahv 130 järgi peab TTJA igal aastal kontrollima juhuvaliku alusel antud energiamärgiste nõuetele vastavust. Ja kontrollitavate märgiste arv peab olema piisavalt suur, et me saaksime anda hinnangu kogu aasta jooksul väljastatud energiamärgiste kvaliteedi kohta. Ja praktikas tähendab see, et igal aastal kontrollime umbes 250 kuni 350 energiamärgist. Ja täpne arv sõltub sellest, kui palju energiamärgiseid sel aastal väljastatakse. Nii. Aga mis on siis TTJA ja kohaliku omavalitsuse rollid energiamärgiste kontrollimisel? Praktikas läheb see tihti segi, et kes mida teeb ja millal. Et kõigepealt TTJA roll. TTJA teostab riiklikku järelevalvet energiamärgiste nõuete üle ja meie fookus on siiani olnud peamiselt KEK-märgistel ehk siis tarbimispõhistel märgistel. Ja põhjus on ka lihtne, neid on sisuliselt võimalik kontrollida kiiremini ja ka objektiivsemalt. ETA-märgiste puhul on olukord veidi teine, et ETA-kontroll on mahukas, tuleb hinnata lähteandmeid, projektis kirjeldatud tehnosüsteeme ja ka veel palju muud. Ja kuna ETA on niikuinii ehitus- ja kasutusloa menetluse osa, siis keskendub TTJA ETA-desse pigem juhtumipõhiselt, et kas siis kaebuste korral või pisteliselt. Et sel aastal tegime pistelist ETA-kontrolli ka innomeetme projekti raames, millest siis Helene annab hiljem ülevaate. Ja nüüd siis ka kohaliku omavalitsuse rollist. Et nagu ma juba mainisin, on ETA ehitus- ja kasutusloa menetluse kohustuslik dokument. Ja see tähendab,
et just kohalik omavalitsus peab kontrollima, kas energiamärgis on esitatud ja kas see vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. Ehk siis TTJA kontrollib pigem kekkmärgiseid ja ETAsid vaid juhtumipõhiselt. Ja KOV-i kontroll on alati seotud loamenetlusega, et kus ETA peab kindlasti siis üle vaatama. Ja selline rollide jagunemine aitab muuhulgas vältida dubleerimist. Ja nüüd veidi üldisemalt energiamärgistest, millal nad on kohustuslikud. Energiamärgise kohustus tekib kõigepealt uute hoonete puhul, et kõik uued hooned peavad pärast ehitamist vastama energiatõhususe miinimumnõuetele, ehk energiamärgis on kohustuslik osa ehitusloa taotlemise protsessist. Ja seadus ütleb, et kui hoone ehitatakse ehitusloa alusel, siis tuleb lähtuda just nendest miinimumnõuetest, mis kehtisid ehitusloa väljaandmise ajal. Et see tähendab, et kohalik omavalitsus kontrollib märgist loa menetluses ja siis hindab vastavust nendele nõuetele, mis kehtisid projekteerimise hetkel. Teine olukord, mille puhul energiamärgis on kohustuslik, on oluline rekonstrueerimine. Ja see on sageli keerulisem teema, sest peab hindama, kas rekonstrueerimistööde maht ületab seadusest toodud piiri. Ja ehitusseadustiku paragrahv 63 lõige 4 määratleb, et oluline rekonstrueerimine on siis, kui rekonstrueerimistööde kulud moodustavad üle 1/4 sama hoone keskmisest ehitusmaksumusest. Ja kui see piirmäär on ületatud, siis loetakse rekonstrueerimist oluliseks ja energiamärgis tuleb samuti koostada. Järgmine olukord, kus energiamärgis on kohustuslik, puudutab avalikke hooneid. Et esiteks siis hooned, mille suletud netopind on üle 500 ruutmeetri ja mida külastavad rahvahulgad. Siia kuuluvad siis näiteks raamatukogud, spordihooned, kultuurikeskused, ka tervishoiuasutused, ehk siis kõik hooned, kuhu inimesed vabalt ja sageli sisenevad. Ja teiseks on hooned, mis kuuluvad riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning mille suletud netopind on üle 250 ruutmeetri. Juhul, kui neid ruume külastavad inimesed sageli, näiteks siis vald, linnavalitsus, koolid, lasteaiad. Ning samuti avalikes hoonetes energiamärgis peab olema paigaldatud külastajate jaoks kergesti märgatavale nähtavale kohale hoones. Et seega jah, energiamärgist peaks avalikult kuvama, kui see on võimalik, kuid TTJA loeb kohustuse täidetuks ka, kui EHR-is on märgis olemas. Ja kolmas olukord, kus energiamärgis on kohustuslik, puudutab kinnisvarakuulutusi. Ehitusseadustiku paragrahv 67 lõike 1 eesmärk on siis tagada, et inimene, kes ostab või üürib hoonet või selle osa, saaks teha teadliku ja läbipaistva valiku. Ja see tähendab, et müügi või üürilepingu sõlmimisel peab omanik esitama kehtiva energiamärgise ostjale või üürnikule. Ning et kui sa müüd või üürid maja või korterit tasu eest, peab müügi või üüri kulutuses olema kirjas energiamärgis info. Ja see kohustus puudutab nii siis kinnisvaraportaalides olevaid kuulutusi, maaklerite koostatud kuulutusi kui ka omanike endi otsepakutavaid kuulutusi. Kuid kui energiamärgis siiski puudub, ei takista see kinnisvaratehingu tegemist. Et ostjal on õigus energiamärgist nõuda, kuid kui müüja seda ei esita, on ostjal endal otsustada, et kas sõlmida tehing ilma märgiseta või mitte. Ja kohalikul omavalitsusel on siin roll pigem teadlikkuse tõstmise kaudu, et järelevalveasutuseks on TTJA. Energiatõhususe nõudeid ja sellega seotud energiamärgise kohustus ei laiene ka kõikidele hoonetele. Ja nõudeid ei kohaldata peamiselt siis, kui hoone iseloom või kasutus ei võimalda neid nõudeid mõistlikult täita. Ja esimene erand käsitleb muinsuskaitselisi hooneid. Näiteks kui hoone asub miljööväärtuslikul alal või on tunnistatud mälestiseks ja energiatõhususe nõuete täitmine siis muudab oluliselt selle välisilmet või olemust, siis nõudeid ei kohaldata. Teine erand puudutab kultusehooneid ehk siis hooned, mida kasutatakse peamiselt religioosseteks tegevusteks. Kolmandaks on erand ajutiste hoonete ja teatud tootmis- või põllumajandushoonete puhul. Samuti kohaldata energiatõhususe nõudeid, kui hoone eluiga on kuni 2 aastat või tegemist on madala energiavajadusega eripärase kasutusega hoonega. Tööstushoonetele kehtivad energiatõhususe miinimumnõudeid vaid sel juhul,
kui seal on sisekliima tagatud. Ja sisekliima tagamine määruse 63 tähenduses on energia kasutamine hoone ruumi õhu kvaliteedi tagamiseks. Ja 5. erand puudutab elamuid, mis ei ole alaliselt kasutusel, näiteks suvilad, mis on kasutuses alla 4 kuu aastas või nende energiatarve jääb alla 25% aastaringsest tasemest. Ja viimane erand on siis väga väikesed hooned, kui hoone suletud netopind on kuni 50 ruutmeetrit ja seal siis samuti energiatõhususe nõudeid ei kohaldu. Ja see tähendab, et menetluses tuleb hinnata, kas hoone kuulub mõne erandi alla. Kui jah, siis energiatõhususe nõudeid taotlejale ei rakendata ja ka energiamärgise kohustust ei ole. Tegelikult on energiatõhususe kontroll ette nähtud kaheastmelisena, kuid praktikas kasutatakse sageli ainult esimest etappi, projekteerimise faasi. Et teine etapp, et valminud hoone kontroll, seda enamasti ei tehta, kuna see ei ole otseselt kohustuslik. Et kõigepealt hinnatakse projekteeritud hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele ehitusprojekti alusel. Ja see on siis prognoos, mis tugineb kavandatud tehnosüsteemidele, välispiiretele ja projektile. Teisest etapist tuleb aga hinnata valminud hoonet, kasutades tegelikke teostusandmeid, mitte projekti eeldusi enam. Ehk kui ehitamise käigus on toimunud muudatused, mis mõjutavad energiatõhusust, muutub loogiliselt ka energiamärgise tulemus. Sellisel juhul tuleb enne kasutusloa taotlemist koostada uus märgis, mis peegeldab päriselt ehitatud lahendust. Et hetkel kontrollarvutust kasutusloa menetluses tegema ei pea, kui just ei ole olulisi projekti muudatusi, aga selle vajalikkuse otsustab kasutusloa väljastaja ehk kohalik omavalitsus. Kasutusloa menetlus on siis koht, kus kohalik omavalitsus peab hindama, kas hoone on ehitatud nii, nagu projekt ette nägi. Ja energiatõhususe vaates tähendab see, et tuleb kontrollida, kas projekti lahendused ja tegelik teostus on kooskõlas. Ja määruse 63 paragrahv 19 kohaselt peab energiatõhusus olema hinnatud tegelikult välja ehitatud lahenduste alusel. Ja kui ehituse käigus on muutunud näiteks soojustus, küttesüsteem, ventilatsioon, need projekteeritud soojusläbivused või hoone õhupidavus, siis ei saa enam kasutada esialgset energiamärgist, sest ka kõige väiksem muutus tehnosüsteemis võib viia ju täiesti teise energiatõhususe klassini. Ja seetõttu tuleb sellistel juhtudel koostada uus energiamärgis ning mis tuleb kasutusloa menetluses üle kontrollida. Ja mida peab üldse kontrollima energiamärgise juures? Kõige lihtsam on kontrollida energiamärgise olemasolu, kas on või ei ole. Keerulisem on aga kvaliteedi ehk arvutuste õigsuse kontroll. Ehk siis kõigepealt, kas energiamärgis peab olema esitatud ja kas see on vormiliselt korrektne. See sõltub siis hoone liigist, et kas on tegemist uue hoonega, olulise rekonstrueerimisega või avaliku hoonega. Seega esimene ülesanne ongi hinnata, kas antud hoonet puudutab kohustus ja selleks on vaja lähtuda ehitusseadustikust ja määrusest 58. Teiseks on energiamärgise väljastaja pädevus ja märgis peab olema koostatud isiku poolt, kellel on vastav kutsetunnistus, näiteks energiatõhuse spetsialist, energiaaudiitor, küttesüsteemide insener või arhitekt. Et kutse kehtivus saab väga lihtsalt kontrollida kutsekoja registrist. Ja kui märgis on väljastanud isik, kellel puudub pädevus, ei ole energiamärgis nõuetekohane ning seda ei saa ka menetluses arvestada. Ja kolmandaks, energiamärgise vormiline korrektsus. Et märgis peab olema väljastatud ainult ehitisregistri kaudu ja sellega peavad kaasas olema ka kõik kohustuslikud tabelid, lähteandmete tabel ja arvutustulemite tabel vastavalt määruse 58 lisadele. Ja kui neid ei ole märgisel ka sisulist väärtust, sest puudub ülevaade sellest, mille põhjal arvutus on tehtud. Ja siin tooksin ka ühe näite, et võttis minuga ühendust kodanik, kellel oli mure energiamärgisega.
ja nimelt taotles ta KredExilt renoveerimistoetust hoonele ning sealtpoolt nõuti kehtivat energiamärgist. Ja ta hakkas asja uurima ning selgus, et siis energiamärgis oleks nagu hoonele väljastatud, aga ta asus vales kohas, et nimelt siis ehitisregistris ehitusprojekti lisade all. Ja õige koht, kus ta oleks pidanud olema, oli tühi ja seega taoliselt esitatud energiamärgis on kehtetu. See tähendab, et kodanikul ei jäänud muud üle, kui tellida uus energiamärgis nõuetekohaste tabelitega ja siis pädeva isiku poolt koostatud ja just, et laetud õigesse kohta. Ja kui need punktid on siis kõik kontrollitud, liigume edasi energiamärgise kvaliteedi ehk arvutuste õigsuse kontrolli. Ja siinkohal räägiksin ühest praktilisest töövahendist, mis võib kohaliku omavalitsuse jaoks energiamärgise kontrolli hõlbustada. Ja ma usun ka, et enamik teist on sellega kokku puutunud, kes tegelevad loamenetlustega. TTJA kodulehel on üleval uuendatud dokument, juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks. Ja selle koostas siis TalTechist Kalle Kuusk ja selle aitas kokku panna TTJA endine energiatõhususe spetsialist Riina Tamm. Ja see on siis mõeldud spetsiaalselt menetlejatele, et oleks loodud selge ja ühtne raamistik arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks. Ja juhendmaterjali aluseks on määrus number 58 ehk hoone energiatõhususe arvutamise metoodika ning täpsemalt selle lisa 2 ja lisa 4 tabelid. Ja juhendmaterjal aitabki selgitada, millised lahtrid seal peavad omavahel kokku sobima, et mida tuleb võtta projektist ja mida tuleb vaadata metoodika järgi. Ja oluline on ka meeles pidada, et lõplik õiguslik alus on alati määrus, et kui tekib mingi küsimus, et kas mingit erandit või väärtust võib kasutada, siis vastus tuleb sealt, mitte juhendmaterjalist. Ja et kuidas siis TTJA juhendmaterjali kasutada? Et juhendmaterjali eesmärk ei ole, et menetleja hakkaks ise energiaarvutust tegema, vaid see aitab süsteemselt orienteeruda energiamärgise lähteandmete ja tulemuste tabelites. Ja juhendmaterjal on üles ehitatud nii, et seal on 21 kontrollpunkti. Neist igaüks viitab konkreetsele lahtrile energiamärgiste ametlikus tabelis, siis kas lähteandmete tabelis või arvutustulemite tabelis. Ja see tähendab, et juhendis on selgelt kirjas, et millist lahtrit energiamärgisel tuleb vaadata, millist infot projektist kontrollida ja milline metoodika tabeliga seda vajadusel võrrelda. Ja praktiliselt töötab siis nii, et sa võtad energiamärgise lahti, võtad juhendmaterjali kõrvale ja liigud punkt punkti haaval edasi. Ja juhend ütleb sulle täpselt, millist väärtust märgisest ja mida selle kohta projekti dokumentatsioonist otsida. Ja see tähendab, et menetleja ei pea improviseerima, et juhend näitab ära, kust siis mingi väärtus asub ja mida tuleb kontrollida. Et näiteks ühes punktis kontrollid pinda, teises U-väärtusi, õhulekka arvu või siis midagi muud. Aga märgin veel kord, et juhend ei nõua, et teeksite arvutusi. Et kogu idee on selles, et andmed oleksid leitavad, põhjendatud ja siis kooskõlas omavahel. Et kui liigume edasi TTJA tegeliku kontrollipraktika juurde, siis on oluline rääkida ka levinumatest vigadest, mida energiamärgiste ja projektide võrdlusel kõige sagedamini ette tuleb. Et need probleemid korduvad siis võib öelda aasta-aastalt ja need on ka olulisemad, mida kohalik omavalitsus peaks oma menetluses jälgima. Et kõigepealt siis dokumendipõhised vead, need tekivad valdavalt sellest, et lähteandmed ei ole õigesti sisestatud või on kasutatud vale metoodikat. Et kõige tavalisem probleem on köetava pinna vale määratlemine. Et sageli segatakse sinna toatemperatuuriga pind, madala temperatuuriga pind ja hoone netopind omavahel ära. Ja kui köetav pind on vale, siis mõjutab see automaatselt kogu energiatõhususe arvu. Teiseks näeme väga palju energiamärgiseid, mis on tehtud vananenud metoodika järgi.
et kui määrus on vahepeal muutunud, siis tuleks ka koostada märgis kehtiva metoodika alusel. Kolmandaks esineb tihti valede kasutusprofiilide märgiseid, näiteks spordihoone on tehtud avaliku hoone profiiliga või vastupidi. Ja kasutusotstarve määrab siis enamiku arvutusparameetreid, seega vale profiil tähendab ka nagu vale energiamärgist. Ja neljandaks, ehitusprojekti ja energiamärgis ei ühti tehnosüsteemide osas. Näiteks projektis on kaugküte, märgisel on aga soojuspump. Et sellisel juhul on ka märgis sisuliselt ebaõige. Ja järgmine kategooria on arvutuslikud vead. Et siin on kõige klassikalisem probleem õhulekkearv, eriti kui märgisel on see alla baasväärtuse, aga mõõtmist ei ole tehtud. Ja kui õhupidavust ei mõõdeta, tuleb kasutada metoodika baasväärtust ja see on ka väga selgelt juhendmaterjalis kirjas. Ja teiseks tuvastame sageli valesid piirdetarindite soojusläbivusi või joonsoojusläbivusi, mis ei vasta projektile või tootja andmetele ning ka suvise ruumi temperatuuri arvutus, mis tihti puudub, kuigi see on nõutud. Ja selle suve siis ETA märgiste kontrollidest, mis me tegime hinnameetme projekti sisendi jaoks, ehk kokku kontrollisime 10 märgist, nägime samu läbivaid mustreid ja kõige rohkem probleeme oli piirdetarindite soojusläbivustega, külmasildadega, energiatabelite omavahelise loogika puudumisega ning ka nende pindade ebakõladega. Et kontrollisime ka 310 kekkmärgist, mis siis valisime proportsionaalselt hoone tüüpide kaupa ja esindatud olid siis kõik nii üksikelamud kui korterelamud, ridaelamud, avalikud hooned. Ja siis 310 märgisest oli puudustega 103 ehk siis 33%. Nii, ja selle viimase slaidina toon välja mõned kõige olulisemad mõtted sellest esitlusest. Et esiteks siis, et energiamärgis ei ole lihtsalt vormiline dokument, vaid osa ehitus- ja kasutusloa menetluse sisulisest hindamisest. Ehk kui tegemist on uue hoone, olulise rekonstrueerimise või avaliku hoonega, siis märgis peab olema esitatud ja see peab olema nõuetekohane. Teiseks, arvutuslik energiamärgis ehk ETA on see märgis, mida menetluses kontrollitakse ja kontroll ei tähenda arvutuste uuesti tegemist. Et piisab sellest, kui hinnata, kas projektis on kirjeldatud lahendused ja märgisel toodud andmed on kooskõlas ning kas väärtused on mõistlikud ja metoodikale vastavad. Ja selleks aitab teid TTJA juhendmaterjal. Kolmandaks, märgis peab olema ehitisregistrist ja olema koostatud pädeva isiku poolt. Ja kui märgis ei sisalda kohustuslikke tabeleid või kui koostaja ei ole pädev, ei ole seda võimalik menetluses kasutada. Ja neljas oluline mõte on see, et kui ehituse käigus toimuvad muudatused, et tuleb koostada uus energiamärgis. Ja see on vajalik selleks, et lõplik hinnang põhineks tegelikult ehitatud lahendustel. Ja kokkuvõtteks siis, et energiatõhususe nõuded ei ole ju mõeldud lisakoormuseks, vaid lihtsalt tööriistana, et siis tagada kvaliteetsemad ja energiasäästlikumad ja paremini toimivad hooned. Ja tänan teid tähelepanu eest ja loodan, et see ülevaade aitab muuta energiamärgiste kontrolli selgemaks ja ühtlasemaks. Suur tänu, Liisa. Nii, aga läheme siis praegu edasi ja järgmisena siis Hanna-Mari Kliimaministeeriumist. Kui sa oled valmis, siis ole hea. Nii, tere päevast ka minu poolt. Jagan teile kohe oma slaide ja lähme. Ma panen siit käima. Mis saab? Nii, ma loodan, et te kõik ilusti näete slaidi. Ja, on näha. Väga hea, aitäh. Hakkame siis pihta. Väga ilus ettekanne Liisa poolt, et ma vahepeal siin nokkisin oma slaididelt paar infot maha, et meid uubeldaksin ja aega ei raiskaks. Aga jah, nagu öeldud, mina olen Hanna-Mari Seli ja töötan siis Kliimaministeeriumis keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juhina. Ja täna tahtsin teile rääkida siis peamiselt hoonete energiatõhususe direktiivist ja selle uustöötlusest. Aga veel enne teen lühikese sissejuhatuse paar üldist tähelepanekut
enne kui siis selle direktiivi juurde jõuame. Ühe slaidi peale kokku pandud hoonete energiatõhususega seotud õigusaktid, ehitusseadustik alates peatükist 7 ja siis 3 peamist energiatõhususe ja hoonete energiatõhususega seotud siis määrust, milleks siis on miinimumnõuded, arvutamise metoodika ja siis 3. või siis bulletite mõttes 4. on siis nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele. Ja lisainfot saate lugeda ka kindlasti Kliimaministeeriumi kodulehelt. Oleme sinna kokku pannud ka sellise kompaktse info nii märgiste kohta kui viimaste nüüd suvel toimunud määruste siis uuendamise kohta või ka siis väike KKK rubriik, et mis need enam levinud küsimused ja temaatikad seal on. Ja alati võib siis ka ministeeriumi poole pöörduda, kui määrustes või siis õigusaktides on tõlgendamise küsimusi. Ja miinimumnõuetest oli siin eelnevalt juttu palju. Kordan korraks veel üle, et miinimumnõuded kohalduvad siis ehitatavatele uutele hoonetele või oluliselt rekonstrueeritavatele olemasolevatele hoonetele. Ja oluline on vahet teha, et need miinimumnõuded, mis on rakendatud, on erinevad uutele hoonetele versus olemasolevatele hoonetele. Et uute hoonete puhul on täna nõutud ligi nullenergia hoone ehk siis A-klass. Ja siin ka on väike erand miinimumnõuetes, mis puudutab päikeseenergia seadmete paigaldamist. Kui erand rakendub, siis on siis see B-klass nõudeks või nõude piiriks. Ja olemasoleva hoone olulise rekonstrueerimisega tuleb saavutada minimaalselt siis C-klass, et sealme A-klassi taga, et see oleks rohkem kui kuluoptimaalne tase. Ja miks me üldse räägime hoonete energiatõhususest? Et vaadates seda hoonefondi hetkeseisu on meil circa 85% Euroopa Liidu hoonetest ehitatud enne 2000. aastat, ehk siis enam kui 25 aastat tagasi. Ja lõviosa nendest hoonetest on võrdlemisi kehva energiatõhususega ja vajavad seetõttu ka renoveerimist. Kui Euroopa Liidu keskmisena kulub hoonete energia lõpptarbimiseks, hoonetes kulub circa 40% energia lõpptarbimisest Euroopa Liidu keskmisena, siis Eestis on see näitaja ligi 10% kõrgem, ehk siis pool kogu meie riigi energiatarbimisest tarbitakse ära just nimelt hoonetes. See näitab selgelt, et meie hoonefond on vananenud ja vajab hoolt ja tähelepanu. Ja usun, et igaüks meist soovib, et meie kodud, koolid, töökohad oleksid turvalised, tervislikud, mugavad ja kestlikud nii praegu kui ka tulevikus. Ja vaadates siis ka riiklikke eesmärke, mis on seatud arengustrateegias Eesti 2035, olen siin välja toonud 2 näitajat. Üks räägib elamute ja mitteelamute energiatarbest ja teine Eesti kasvuhoonegaaside netoheitkogusest. Et paremal pool, kõige parempoolses veerus on siis eesmärgid aastaks 2035 ja keskmises veerus on siis 2023 hetkeseis. Ehk siis nagu näete, siis energiatarbimist on vaja oluliselt vähendada ja veel rohkem on vaja vähendada kasvuhoonegaaside netoheitkoguseid. Ehk siis hoonete renoveerimine, energiatõhususe parandamine otseselt mõjutavad siis neid 2 eesmärki ja aitavad nende suunas siis meil ka liikuda. Ja kui me räägime hoonete renoveerimisest, siis 2020. aastal avaldati hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia. Ja selle strateegia eesmärk on renoveerida kogu Eestis 2050. aastaks terviklikult, mis siis tähendab vähemalt C-klassi tasemeni enne 2000. aastat ehitatud hooned. Ja numbriliselt tähendab see siis seda, et circa 100 000 üksikelamut, ligi 14 000 korterelamut ja 27 000 mitteeluhoonet tuleb siis renoveerida
sajandi keskpaigaks. Ja see on riigile väga suur ambitsioonikas eesmärk, mis käib ka päris suure hinnalipikuga. Nii, aga see on siis see kontekst, miks me räägime hoonete energiatõhususest, miks ta on oluline. Ja siit ma hüppangi siis meie päevakangelase ehk siis hoonete energiatõhususe direktiivi juurde. Rääkides direktiivist, siis see jõustus 28. mail 2024 ja ministeerium on siis aktiivselt teinud tööd, et seda ülevõtu tähtajaks, milleks on 29. mai 2026, üle võtta. Ja direktiivi laiem üldisem eesmärk on saavutada kliimaneutraalne hoonefond aastaks 2050. Ja direktiiv sisaldab väga paljusid erinevaid teemasid, alustades hoonete energiatõhususest, hoonete renoveerimise nõuetest, lõpetades kas või kestliku liikuvuse taristu, hoonete tehnosüsteemide ja siis märgiste järelevalvega. Et väga palju erinevaid teemasid on ühte suurde raamdokumenti kokku saanud. Aga täna jõuame siis käsitleda natukene üldisemalt seda direktiivi ja tõin välja, et direktiiv ise on jaotatud, võiks jaotada teda 4 suurde fookusteemasse, milleks esimeseks siis on renoveerimine, sealhulgas riiklik renoveerimiskava, siis süsinikuheidet tuleb oluliselt vähendada, jõuame ka siis rääkida lähemalt, kuidas seda vähendada, mis meetmete või mis tegevuste kaudu. Lisaks, nagu mainisin, siis moderniseerimine ja digitaliseerimine saavad oma tähelepanu ning rahastamine ja tehniline abi ja tugi on ka omal kohal direktiivis. Mainisin renoveerimiskava, et lühidalt tegu on siis detailse dokumendiga, mis saab olema edasiarendus seni kehtinud rekonstrueerimise pikaajalisest strateegiast, et ta saab olema detailsem, sisaldama siis ülevaadet hoonefondist, poliitikasuundadest, meetmetest, vajalikest investeeringutest, rahastamise allikatest, renoveerimise eesmärkidest nii eluhoonetele kui mitte eluhoonetele. Ja kui selle aasta lõpuks peaks valmima selle renoveerimiskava mustandversioon, siis tuleva aasta lõpuks peab valmima siis lõppversioon sellest renoveerimiskavast. Aga räägime siis lähemalt nõuetest ka ja esmalt siis vaatame uued hooned ehk siis püstitatavad hooned. Ligi nullenergia hoone standardist liigume üle heitevaba hoone standardile nii-öelda. Ja mis elukas see heitevaba hoone on? Ta on selline hoone, mis on väga energiatõhus ehk siis väga väikese energiatarbega. Ja oluline erinevus võrreldes tänase ligi nullenergia hoonega on see, et heitevabas hoones koha peal fossiilseid kütuseid kasutada enam ei saa. Ehk siis maagaasikatlad, kui neid täna kasutada võiks veel, siis peagi mõne aasta pärast heitevabade hoonete ehitamisel see enam võimalik ei ole. Ja kui majanduslikult ja tehniliselt on teostatav, siis peaks heitevaba hoonega omama võimekust reageerida välistele signaalidele ja kohandama siis oma energiatarbimist, tootmist või salvestust vastavalt. Ja selle all siis peetakse silmas üldisemalt siis võimekust reageerida siis energia hinnale ja siis vastavalt sellele vähendada või muuta siis hoone energiakasutust. Et siin oluline roll on jällegi hoonete automaatikasüsteemidel, mis võimaldaksid siis midagi sellist teostada. Kuidas täpsemalt seda lahendada, me hetkel oleme Tallinna Tehnikaülikooli ekspertidega koos seda välja töötamas ja hiljemalt aastaks 2027 on siis see info ka teil olemas. Aga mis hetkest alates siis heitevabasid hooneid tuleb ehitama hakata? On siin 2 viimast punkti välja toodud, et alates 2028 peavad siis uued avaliku sektori asutustele kuuluvad hooned olema heitevabad
ja alates 30. aastast siis nõue rakendub kõikidele uutele hoonetele. Et arvestades, et täna on aasta 2025, siis meil on ka mõnevõrra sellist üleminekuperioodi, et turg saab ennast siis ette valmistada uueks reaalsuseks. Ja lähen siit üle järgmise slaidi juurde. Üks oluline muudatus on ka, et kui me seni käsitlesimegi või keskendusimegi eeskätt siis hoone kasutusaja energia tarbimisele ja selle siis nii-öelda vähendamisele, siis nüüd selle uuendatud direktiiviga liigutakse üle terviklikuma käsitluse poole, ehk siis arvestatakse juba ka neid mõjusid, mis tekivad enne hoone püstitamist, ehk siis kogu hoone eluringi jooksul, ehk siis juba materjalide kaevandamisest alates, kasutamisest kuni siis hoone lammutamise ja lõpptarbimise või lõppkäitlemiseni välja. Et kõik need mõjud tuleb siis süsiniku jalajälje hindamise kaudu arvesse võtta. Ja olelusringi süsiniku jalajälje hindamise kohustus on siis uutel hoonetel, mille kasulik põrandapind on suurem kui 1000 ruutu alates 2028. aastast ja kõikidel uutel hoonetel alates 2030. aastast. Ja väike lisamärkus siia juurde, et kui me räägime siin uutest hoonetest, räägime olemasolevatest hoonetest, et me räägime ainult sisekliima tagamisega hoonetest. Et kui, toon näite lihtsalt, et kui tahta ehitada puukuuri kuskile, et siis selle süsiniku jalajälge me arvutama ei pea, sest et seal sisekliimat ei tagata. Aga liigun siit jällegi edasi ja jõuame siis nõueteni, mis kohalduvad olemasolevatele hoonetele. Olen selle jaotanud ära 3 slaidi peale ja esmalt siis räägime renoveerimise nõuetest. Elamufondi järk-järguliseks renoveerimiseks tuleb siis riigil paika panna renoveerimise trajektoor. Ja seda siis selliselt, et kogu elamufondi keskmine primaarenergia tarbimine peab vähenema aastaks 2030 16% ja aastaks 2035 vähemalt 20–22%. Et see kohustus pannakse riigile, riik peab leidma meetodid, motivatsiooni ja vahendid, kuidas siis motiveerida elamute omanikke, elamute kasutajaid seda siis saavutama. Ja mitte-eluhoonete puhul on siis mõnevõrra teistsugused nõuded, et seal tuleb riigil kehtestada nõnda nimetatud energiatõhususe miinimumstandardid. Ja need miinimumstandardid hakkavad siis käituma selliselt, et need saavad olema renoveerimise käivitajateks mitte-elamute puhul. Eesmärk on, et kõige kehvema energiatõhususega hooned, mille energiavajadus on selle kehva tõhususe tõttu väga suur, saaksid samuti vajalikku tähelepanu, saaksid samuti renoveeritud. Ja inimkeelde siis panduna võib öelda, et 2030. aastaks peavad mitte-elamud olema renoveeritud G-klassist 1 klassi võrra ülespoole ja 2033 aastaks tuleb siis hoonete energiatõhusust veel 1 klassi võrra parandada, ehk siis jõuda F-klassist E-klassi. Et see siis, me käsitleme seda kõige kehvema tõhususega mitte-elamute hoonegruppi täna 16% puhul siis G-klassina ja siis täiendav 10% on siis G-st järgmine klass, mis on F. Ja seal ka rakenduvad teatavad erandid, et kohustus ei laiene absoluutselt kõikidele hoonetele. Direktiiv võimaldab siin riikidel mitte kohaldada teatud hooneliikide suhtes seda nõuet. Näiteks siis ajutised hooned, eraldi seisvad alla 50 ruudused hooned, kultuskohtadena kasutatavad hooned
ja kõik need erandid saavad siis kirja direktiivi ülevõtu seaduse eelnõusse, mis siis jõuab lähikuudel ka avalikkuse ette. Mis puudutab nüüd veel olemasolevaid hooneid, olen välja toonud siin päikeseenergiaseadmete paigaldamise, kui see on tehniliselt, majanduslikult ja funktsionaalselt teostatav. Et nagu te teate, siis tegelikult see majanduslik ja tehniline teostatavus on täna juba miinimumnõuete määruses paragrahvis 8 käsitletud, et siin selles mõttes midagi uut ei ole, aga millised saavad siis olema nõuded, missugustele hoonetele tuleks siis need päikeseenergiaseadmed paigaldada. Olen siin ka välja toonud, et olemasolevatele avaliku sektori hoonetele, mille kasulik põrandapind on suurem kui 2000 ruutu, tuleks siis paigaldada päikeseenergiaseadmed juhul, kui nad on tehniliselt, majanduslikult ja funktsionaalselt teostatavad 2027. aasta lõpuks. Siis 2028. aasta lõpuks on põrandapind juba mõnevõrra väiksem ja veel väiksem on ta 30. aasta lõpuks. Et siin on siis teatavad muudatused ka tulekul päikeseenergiaseadmete paigaldamise puhul. Ja siis olemasolevatele mitteeluhoonetele, mis on üle 5000 ruudu kasuliku põrandapinnaga, kus hooned oluliselt rekitakse või tehakse renoveerimistöid, milleks on vaja ehitusluba, et ka seal siis päikeseenergiaseadmete paigaldamise kohustus rakendub. Taaskord ainult juhul, kui ta on tehniliselt, majanduslikult ja funktsionaalselt teostatav. Ja nõuded on ka tehnosüsteemidele, täpsemalt siis nende ülevaatamisele ja ülevaatuse siis aruannete esitamisele. Direktiiv jaotab siis tehnosüsteemid või KVJ-süsteemid 2 klassi võimsuse järgi, efektiivse nimi võimsuse järgi, et üle 70 kilovatise efektiivse nimi võimsusega kütte, ventilatsiooni, jahutussüsteemide, sealhulgas nende kombinatsioonide juurdepääsetavate osade korrapärane ülevaatus tuleb teostada ja üle 290 kilovatise efektiivse nimivõimsusega süsteemide ülevaatus hiljemalt siis vähemalt iga 3 aasta järel. Mida ülevaatus hõlmab, on ka siin punktidena kirja pandud, et seda ülevaatust, tehnosüsteemide ülevaatust saavad läbi viia sõltumatud erialase ettevalmistusega või sertifitseeritud eksperdid. Ja pärast siis ülevaatust tuleb välja anda ka ülevaatuse aruanne ja see siis laetakse üle ka meie ehitusregistrisse. Ja siit ma jõuan ka enam-vähem sisu mõttes vist eelviimase kui mitte viimase teemani, mis puudutab siis kestliku liikuvuse taristut. Räägime siis lähemalt. Slaidi peal on palju infot, aga see on oluline. Ehk siis olen jaotanud ära info hoonete kaupa ja nõuded on erinevad, sõltuvad sellest, kui mitu autoparkimiskohta, kas siis eluhoone või mitteelamuhoone juures on versus uued ja olulised rekitavad hooned. Et vaatame siis, hakkame kuskil lihtsalt pihta. 26. aasta kevadel siis jõustub või rakendub see nõue rohkem kui 3 autoparkimiskohaga uute ja oluliselt rekonstrueeritavate eluhoonete suhtes. Mida tähendab nõue? See tähendab seda, et vähemalt 50% autoparkimiskohtadele paigaldatakse siis kaablid ja ülejäänud parkimiskohtadele tuleb paigaldada kaablikaitseturu. Lisaks sellele vähemalt 2 jalgrattaste parkimiskohta iga eluruumi kohta. Eluruum siinkohal tähendab, kui me räägime kortermajas, siis ühte korterit. Uute eluhoonete puhul tuleks paigaldada siis ka 1 laadimispunkt. Mis puudutab siis mitteelamuid, millel on rohkem kui 5 autoparkimiskohta, nii siis püstitatavad ehk siis uued kui ka oluliselt rekonstrueeritavad, seal tuleb paigaldada vähemalt 1 laadimispunkt iga 5 parkimiskoha kohta
vähemalt 50% parkimiskohtadele paigaldatakse kaablid ja ülejäänud parkimiskohtadele kaablikaitseturu. Ning jalgrataste parkimiskohtade rajamise osas tuleb siis ka nüüd rohkem tähelepanu võrreldes senisega. Tuleb siis paigaldada parkimiskohti sellises ulatuses, mis vähemalt 15% hoone keskmisest kasutusvõimekusest või mis on 10% üldisest kasutusvõimekusest. Et see sisustatakse samuti siis ära direktiivi eelnõus, mida või kumb lahendus endast kujutab ja kust see 15 või 10% arvestada tuleb ja mille alusel. Siis keskmine, täitsa siis kolmas veebiltulp, oleme siin rohkem kui 5 autoparkimiskohaga uued ja oluliselt rekonstrueeritavad kontorihooned. Et see on siis, siin on mõnevõrra erinevad nõuded võrreldes sellega, mis siis oli eelmises punktis. Ehk siis vähemalt 1 laadimispunkt iga 2 parkimiskoha kohta. Ja see selgitus siin taga on selles mõttes lihtne, et kontorihoonetes viibitakse oluliselt kauem, kuivõrd see on siis inimeste töökoht ja see võiks siis veeta kuni 8 tundi päevas, mis siis tähendaks seda, et seal saaks pikemalt siis autosid laadida ja parkida siis autosid. Ja vähemalt siis 50% parkimiskohtadele paigaldatakse kaablid ja ülejäänud parkimiskohtadele kaablikaitseturu. Ja sarnaselt siis eelmisele punktile tuleb luua ka jalgrataste parkimiskohad. Nii, nüüd eelviimane tulp räägib siis ütleme olemasolevatest rohkem kui 20 autoparkimiskohaga mitteelamutest. Nende puhul tuleb siis paigaldada vähemalt 1 laadimispunkt iga 10 parkimiskoha kohta või alternatiivselt kaablikaitseturu vähemalt 50% autoparkimiskohtadele. Ja jalgrataste parkimiskohtadele taaskord ka nõue. Ja 33. aastaks avaliku sektori asutuste omandis või kasutuses olevate hoonete puhul täiendavalt lisaks siis eelnevas punktis toodule peab paigaldama vähemalt 50% autoparkimiskohtade jaoks siis kaabli. Ja 2 viimase punkti kohta on direktiivi sätestatud ka erand, ehk siis selle nõude rakendamise saab edasi lükata kuni 2029. aastani kõigi mitteelamute puhul, millele on paigaldatud juba 1 laadimispunkt enne 28. maid 2024. Ehk siis enne seda, kui see uus tööstus avalikuks sai. Vot nii. Ja jällegi, kui me räägime siin nõuetest, siis hästi palju tuleb erandeid siia juurde tuua. Samamoodi jätkame nende erandite kohaldamist, mis juba seni on kehtinud. Ja kõik see info saab avalikuks juba siis koos direktiivi eelnõu avaldamisega. Ja siit ma jõuangi vist viimase slaidini, et kui ma enne mainisin, et süsiniku heidet tuleb vähendama hakata, siis ka selleks on direktiiv ette näinud konkreetsed, ütleme siis, sammud, konkreetselt siis aastad. Et alates käesoleva aasta 1. jaanuarist ei anna liikmesriigid enam toetuseid fossiilkütustel töötavate eraldiseisvate katelde paigaldamiseks hoonetes. See on siis kohustus ja siis tuleb ka järgida. 2026 aastast nähakse siis ette riiklikus renoveerimiskavas järk-järguliselt fossiilkütuste kasutamise lõpetamised hoonetes meetmed selleks. Ja 2040. aasta eesmärk on siis lõpetada fossiilkütuste kasutamine hoonete kütmise. Ja põhjuseks siis see, et hoonesektori CO2 heite vähendamiseks on väga oluline, et me fossiilkütuste kasutamist siis järk-järgult hakkaksime vähendama.
nagu alguses esimeste slaidide peal ma näitasin, et riigil on kohustus väga kõvasti vähendada netoenergia, seda netoheite kogust. Ehk siis need on need otsesed meetmed ja kohad, kuidas me saame sinna ka panustada. Ja viimaseks on siin 2 linki, mis siis seda konkreetset direktiivi käsitlevad. Et kui teil on huvi, saate siia sisse vaadata. Ja sellega on tänaseks minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, Anna-Mari! Nende linkidega seoses siis tuletan meelde, et kõik esitlused on hiljem TTJA kodulehelt leitavad, et siis saab sealt otsida ja need lingid ka kenasti avada. Aga ongi siis aeg käes tänaseks viimaseks ettekandeks ja annan sõna Helenele. Tere kõigile! Loodan, et nüüd heli tuleb läbi. Millegipärast näitas mikker just praegu errorit. Ma korra testin, kas on mind kuulda? Ja, on hästi kuulda. Okei, super, siis alustan. Aga nüüd läks mikker kinni sul. Okei, proovime uuesti. Nüüd on jälle kuulda. Nii, vaatame. Tere kõigile minu poolt. Mina olen Helene Terese Jürgenson. Olen samuti Kliimaministeeriumist. Töötan koos siis Anna-Mariga ehituselukeskkonna osakonnas ja olen ehitusteenuste projektijuht. Ja täna olen siin selleks, et siis anda teile ülevaade Innomeetme projektist, mida me teeme seoses siis energiaklasside, või ütleme nii energiamärgiste energiaklassidega ja vaatame, kuhu me siis täna sellega välja jõuame ja anname ka ülevaate, et mis meil see praegune käimasolev protsess on ja mis on meie järgmised eesmärgid. Nii. Lühidalt projektist nii palju, et tegemist on siis avaliku sektori innovatsioonifondi projektiga, mis on rahastatud siis EU ühtekuuluvuspoliitikast ja selle meede ongi avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine. Projekti kestvus on 18 kuud. Algus on siis 15. mai 2025 ja kestab ta siis kuni järgmise aasta novembrini. Eelarve on 850 000 eurot ja peamisteks partneriteks, siis, kes elluviijad või tellijad on Kliimaministeerium koos siis Maa- ja Ruumiameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga ja ka tegelikult KOV-ide kui siis pilootasulatega ja samamoodi ka võrguvaldajad, kes neil pilootasulates on. Sellest täpsemalt räägin ka hiljem edasi. Ja meil siis võimalikeks lahenduse pakkujateks ongi erinevad kas erasektori ettevõtted või siis ülikoolid või nende koostöö siis ühispakkumisena. Nii nagu Hanna-Mari enne ka mainis, andis ülevaate meie hoonete siis seisukorrast või probleemist, et siis on ka siin välja toodud, miks Innomeetme projekt üldse kirjutatud sai, mida me sellega soovime lahendada. Et kuna meie hoonefondi energiatarbimine siis moodustab ligi 50% kogu riigi energia lõpptarbimisest, näitlikult siin juures, et Euroopa Liidus on keskmine umbes 40% ja siin see erinevus juba arvestab ka meie külma kliimat, et siis see viitab ka asjaolule, mille siis Hanna-Mari oma esitluses välja tõi, et väga suur osa meie hoonefondist on tegelikult vananenud, väga suur osa on veel endiselt nõukogudeaegsed hooned ja meil on suur vajadus neid renoveerida, muuta neid energiatõhusamaks ja ka tõsta üleüldiselt tarbijate teadlikkust energiatõhusama siis käitumise suunal just ka siis oma elukeskkonna ja eluasemete vaatest. Ja kuna antud hetkel puudub meil ülevaade või on see puudulik ülevaade õigemini, mis on meie kogu hoonefondi energiatõhusus ja näiteks energiatarbimine ajas, seda ka siis hoonetüüpide ja sektorite alusel, siis seetõttu on ka vajalik meil ellu viia selline andmebaas või luua selline ülevaade ühesõnaga meie kogu hoonefondi energiatõhususest. Ja lisaks ka siis, mida meie Innomeetme projekt käsitleb, ongi energiamärgiste siis kvaliteedi varieeruvust vähendav loodetavasti. Et
kuna see on praegusel hetkel üsna varieeruv ja ETA märgiste siis järelevalve kontroll on üsna ressursimahukas, nagu ka Liisa oma esitluses varasemalt välja tõi, et sellele kulub oluliselt rohkem aega, et siis leida ka lahendusi või lahendusettepanekuid selle protsessi kiirendamiseks, et järelevalvet teostataks nii KEK-idele kui ka ETA-dele. Ja meie kogu projekti eesmärk, et meie projekti nimetus ongi siis hoone indikatiivsete energiaklasside määramine ja ETA järelevalve optimeerimine. Ja selle kogu eesmärk ongi siis jaotatud nii-öelda 3 etapiks. Ja siin ma eesmärgid olen ka nii-öelda ära sidunud, et pilootalade näitel me soovime luuagi siis reaalajas ülevaadet hoonete energiatarbimisest, fookuses siis elektri, gaasi ja kaugkütte tarbimisandmed ja nimetame neid indikatiivseteks energiaklassideks. Siis teiseks me soovime optimeerida ETA märgise järelevalve kontrollprotsessi, et parandadagi siis esiteks energiamärgiste kvaliteeti ja suurendada ka siis TTJA võimekust riiklikku järelevalvet teostada, lisaks KEK-idele ka siis ETA märgistele. Ja kolmandaks, nagu ma enne mainisin ka tarbijate teadlikkust, on eesmärgiks aidata kodanikel, ettevõtetel ja kohalikel omavalitsustel teha ka teadlikumaid otsuseid just siis energiatõhususe ja renoveerimise osas, et aidata suunata kas näiteks KredExi meetmeid teatud piirkondadesse, kus me teame, et hoonete energiatõhusus on vajab tõsist abikätt, et siis selle osas saab ka nagu infot olulise sisendina ära kasutada. Ja lisaks ka siis seeläbi meie suurem pilt, need numbrid täpselt, mida Hanna-Mari enne näitas, parandada meie siis riigi energiatõhusust, energiasäästlikkust ja ka üleüldiselt keskkonnamõjusid. Ja meie projekt on jaotatud siis 3 etappi, nagu mainisin. Et etapp 1 keskendubki siis hoone indikatiivse energiatõhususe klassi määramisele, seda pilootalade näitel. See omakorda jaguneb siis analüüsihankeks ja arendushankeks ja antud hetkel ongi just praegu analüüsihange meil töös ja tegelikkuses selle tähtaeg nüüd kohe kukub. Sest ma räägin ka hiljem natuke lähemalt. Paralleelselt siis hakkab meil vaikselt käima etapp 2, mis ongi just selle ETA järelevalve optimeerimise ja automatiseerimisega seotud. Ja siis lõppu jääbki etapp 3, mis ongi siis täiendavate interaktiivsete või selliste graafiliste lahenduste loomine, et aidata tarbijatel mõista siis hoonete energiatõhusust, selle mõju, soovitusi ka, kuidas näiteks hoonete energiatõhusust parandada, siis väikse või suuremahuliselt ja et läbi sellega siis edendada ja nügida tarbijate käitumist siis jätkusuutlikumase poole. Ja projekti tulemuste kokkuvõtted, mis me soovime saavutada, kuhu me soovime jõuda, ongi siis meil on piloteeritud lahendus, mille abil on võimalik hakata looma kogu Eesti hoonefondi siis energiaklasside ülevaadet. Et tekiski selline ühtne andmebaasi süsteem, kus see kõik võimalik kätte saada, näiteks siis EHR. Lisaks meil ongi võimalik, me oleme prototüüpinud ja piloteerinud ka siis automatiseeritud üle-eestilist lahendust energiamärgiste järelevalve tõhustamiseks. Seda siis vaid seda siis nii EHR-i kui ka toetavate materjalide osas, mille osas ma annan ka varsti kohe ülevaate veel juurde. Ja lisaks ongi siis interaktiivne tööriist või graafiline tööriist, et aidata teha teadlikke otsuseid siis renoveerimise või energiatõhususe osas. Nii, räägin korra natuke süvitsi veel kiirelt sellest etapp 1, mis ongi siis indikatiivse energiaklassi reaalajas määramine ja analüüsihange, mis meil hetkel töös on. Et etapp 1 piloteerida üleüldiselt me peame koostama ka analüüsihanke, mis võtab arvesse siis pilootalasid, keskendub tehnilisele olukorrale praegusel hetkel, mis on turul näiteks energiapakkujatega, lisaks ka meie ehitisregistriga, kaardistada ära ka siis seadusandluse kitsaskohad, täienduskohad ja viia sisse siis need muudatused
ja seejärel me saamegi alustada ka arendushanke ja testimistega, saada siis esmased tulemused kogu projektile, mille järgselt on siis võimalik hakata seda üle-eestiliselt rakendama. Ja meie analüüsihanke eesmärk siis, mis meil praegu töös ongi siis 2 pilootala näitel, milleks on Rapla ja Rakvere linn, sealhulgas ka nende vallad ja väiksemad asulad, et saadagi ülevaade siis tehnilisest võimekusest, just andmetega seoses, võimalikest riskidest ja ka nii-öelda leevendus- ja rakendamise ettepanekutest, kuidas neid lahendada. Ja määratleda ka võimalikud andmete kogumise nõuded ja selgitadagi välja sobivad arvutuskäigud siis ja ajaperioodid indikatiivse energiaklassi määramiseks. Ja nii-öelda analüüsihanke tulem peakski olema terviklik tegevusplaan, et hakata siis järgmist siis arendusetappi, kus siis päriselt me hakkame seda andmebaasi või seda indikatiivset energiaklassi määramist EHR-i põhiselt üles ehitama. Ja hüppan nüüd siia juurde pilootaladest, mis meil praegu valitud said, et miks just Rapla ja Rakvere koos oma linna ja vallaga, on esiteks seetõttu, et meil on oluline, et valimis on erinevad hoonetüübid, nii eramuud, kortermajad kui avalikud hooned, et hoonefondi seisukord oleks erinev, oleks nii renoveeritud kui ka renoveerimata hooneid ja oleks ka ulatuslik siis nii-öelda ühisvõrgu piirkond, kus on siis elekter, kaugküte, gaas nii-öelda kaetud teatud mahus ja oleks ka erineva mahuga, kas siis võrguvaldajad või energiamüüjad, kas oleks nii suurem ettevõte, näiteks Utilitas ja ka siis KOV-i või valla osalusega teenusepakkujad või mõned väiksemad, näiteks SV Energia või Adven ja nii edasi. Ja lisaks olekski siis võimalik ka ligipääs teatud mahuski vähemalt hoonete energiatarbimise andmetele, et need on kogutud ja nende põhjal meil on võimalik teha ka siis nii-öelda piloteerimine ja prototüüpimine indikatiivse energiaklassi määramiseks. Kogu projekti ajatelg on mul ka siia praegu välja toodud, et nagu näha, ma tegin kollaseks praegu siis selle, kus me antud hetkel oleme, milleks ongi etapp 1 lõpp, etapp 1 analüüsihanke lõpp, vabandust, et mille järgselt me hakkame ka siis koostama etapp 1 ja 3 arendushanke siis lähteülesannet, et järgmise aasta alguses see nii-öelda reaalse prototüübi arendus ja töö käima peaks minema, nii-öelda hanke vaatest. Ja lisaks on meil ka siis automatiseerimise hanke lähteülesande koostamine antud hetkel fookuses või nii-öelda oleme seda hakkamas valmistama, et siis pakkudagi parendusettepanekuid ja testida, mis variandid oleks kõige tõhusamad, et kontrollidel kaasa aidata, siis on vist kõik õigem. Ja see olekski siis võib-olla abiks ka mitte ainult TTJA-le, vaid ka näiteks KOV-idele nende loa menetluses. Ja kogu projekti lõpp ideaalis peaks olema 2026 aasta lõpp, kus on siis tehtud piloteerimised, mille järgselt on ka tehtud siis nii-öelda järeldused ja ettepanekud ja toodud välja tehnilised osised, mis on kõik vaja teha selleks, et sellist nii-öelda lahendust üle-eestiliselt siis pakkuma hakata. Lisaks siin annaks ka väikse ülevaate korra sellest etapp 2 just sellest arvutusliku energiamärgise järelevalve optimeerimise ja automatiseerimise kohta, et kuna Liisa seda ka enne mainis, et see võtab nii kaua aega, et siis lihtsalt andagi ülevaade, mis meie mõtted ka olid selle projekti mis selle projekti kirjutamise käigus need peamised fookuskohad olid ja mida me praegu siis lahendama soovime hakata. Et kui indikatiivsete energiamärgiste nii-öelda määramine rakendub ka üle-eestiliselt, siis väheneb ka KEK-märgiste kontrolli maht, sest indikatiivse nii-öelda energiaklassi metoodika ongi siis vastav ka KEK-märgiste metoodikale. Ja et selleks täita seadusandlust tulevat kohustust, teostada märgiste kontrolli, et siis tulebki leida ka tasakaalupunkt ETA ja KEK-i kontrolli vahel, et kuna praegu see pigem on KEK-i poole kaldu just selle ajakulu tõttu, aja mahukuse tõttu, mis siis
mis siis ETAde kontrollile antud hetkel läheb. Ja soov ongi siis nii-öelda sellele kuluvat aega ja võimalusi siis arenduste kaudu vähendada, et tekiks ka võib-olla näiteks automaatsemad lahendused EHR-i põhiselt. Ehk siis me soovimegi prototüüpida ja katsetada, et millised lahendused võib-olla päriselt ka kõige rohkem kasuks tuleks ja abiks oleks, et siis oleks nii ajakulu kui ka abiline ka KOV-idele. Ja Liisa enne mainis ka TTJA juhendmaterjali, näiteks siis energiamärgiste kontrollimiseks, seda siis ehitus- ja kasutusloa menetluses. Et soovime kindlasti ka seda kontrollnimekirja tegelikult täiendada, et oleks rohkem selgust, oleks ka vastavus kõikidele uutele määrustele ja oleks ka nii-öelda abistavad võib-olla viited, et kus kohast teatud dokumentatsiooni tavaliselt kõige lihtsam otsida on ja lisaks ka siis võib-olla tuuagi juba välja seal sees, et millised on need EHR-is prototüübitud välja arendatud tööriistad, mille abil on ka võimalik seda kontrolli menetleja jaoks lihtsustada. Ja minu poolt on praegusel hetkel selle projekti ülevaatega kõik, et kui on küsimusi, siis nagu Aap ka enne mainis, et pange need ka Teamsi, vastame siin kõik koos. Aitäh! Nii, ja ongi siis täna ettekannete osas siis kõik ja jätkame siis küsimuste ja arutelu ringiga. Ja meil on tulnud tegelikult chati ka mõned küsimused, nii et võtame siis kõigepealt need ette. Esimene küsimus puudutab meil ehitisregistrit. Küsimus on, et kas kontrolli ei saaks sisse ehitada juba ehitisregistrisse, kuhu siis pädeva isiku poolt energiamärgis sisestatakse, et jutt käib 21 kontrollpunktist. Ja, ma võib-olla esmalt vastan, teised võivad täiendada mind, aga põhimõtteliselt, mis ma just praegu ka selle meie hinnameetme projekti etapp 2-ga välja tõin, on see, et proovimegi prototüüpide lahendusi, kuidas seda EHR-i sisse tuua, aga see 21 kontrollpunkti oleks kõik võimalik EHR-ist jaotada, on vaja ka natuke suuremat tehnilist võimekust, et näiteks me peame juba suutma ka ETAT nii-öelda kogu EHR-i põhiselt automatiseerida, mis on ka meil arendustööde fookuses siin järgmisel aastal, ütleme niimoodi, et me liigume sinnas suunas väikeste sammudega ja me juba hinnameetmes proovimegi teha ka esimese katsetusi selle jaoks just, et tulevikus kunagi võiks see kõik olla ka EHR-i põhine. Aitäh! Kui keegi täiendada ei soovi, siis võtame järgmise küsimuse. Siin Liisa ettekande lõpupoole tuli küsimus, et kui ehitiste puhul on üldiselt suurusest lähtuvalt eristatavad alla 20 ruutmeetri, 20–60 ruutmeetri ja üle 60 ruutmeetri, siis mis põhjusel on eranditesse toodud sisse väike alla 50 ruutmeetrine ehitis? Ma võin sellele vastata, et see tuleneb otseselt hoonete energiatõhususe direktiivist ja tegelikult see on olnud siis nagu riikide vaheline kokkulepe, et selline number siis direktiivi sisse kirjutada, et see, mis meil on siseriiklikult veel täiendavaid siin jaotuseid tehtud, et seal võib-olla ei ole konkreetselt käsitletud seda direktiivi numbrit või seal ei ole nagu sellega arvestatud, aga see 50 ruutu tuleneb otseselt direktiivist ja vaatasin just üle, et see 50 ruutu on sisse toodud juba 2010. aastal siis nii-öelda käigus olevas direktiivis. Et see on otseselt direktiivi seos, et see nagu ei puutu siseriiklikku jaotusesse. Hästi.
Järgmine küsimus oli seotud kutseregistriga, aga tundub, et siin on chatis juba see küsimus vastuse saanud, et kui midagi on veel soovi täiendavalt küsida, siis julged seda teha, aga lähme siis veel viimase küsimuse juurde, mis chatis hetkel on. Kust võtta vajalik võimsus laadimise jaoks, kui võrguettevõttel see puutub, ehk siis kelle kohustus on võrk nõuete täitmiseks välja ehitada? See on väga hea küsimus ja juhul, kui tehnilist võimekust ei ole võrgus ja see majanduslik tasus ei ole ka põhjendatud, siis ei saagi nõuet täita. Et see saab olema siis erand sätestatud või erand siis kohalduks sellises olukorras, kui tehniliselt ja majanduslikult ei ole võimalik siis nõudeid täita. Et sarnaselt nagu päikesepaneelide puhul. Aga nagu ma ütlesin eespool, siis need erandid saavad kirja siis seaduseelnõusse, mis jõuab siis avalikkuse ette lähikuudel. Suur tänu! Nii, hetkel kirjalikke küsimusi rohkem ei ole. Kui kellelgi on soovi küsida, võib vabalt mikrofoni kasutada, võib käe tõsta, võib mikrofoni avada. Et praegu on hea võimalus siis kõikidelt esinejatelt otse küsida. Ludvig mõtleb Muhu vald. Küsiks veel seda, et on juhuseid, kus enne 2010. aastat ehitusloa saanud elamule tuleks alles kasutusluba taotlema. Kuidas, mis alustel siis energiamärgist hakata nõudma? See on hea küsimus, aga nõuded peavad olema siis vastavad sellele ajale, kui ehitusluba väljastati, ehitusluba taotleti. Et energiatõhususe nõuete puhul on jah sedapidi, et tuleb nõudeid täita, mis olid kehtivad vastavalt ehitusloa taotluse või ehitisteatise esitamise hetkel. Ja kui nõudeid energiatõhususele tol momendil siis ehitusloa esitamisel või ehitisteatise esitamisel ei olnud, siis ei ole ka nagu kasutusloa menetluses alust nõuda mingisuguseid nõudeid või nende täitmist. Selge, jah, aitäh. Aitäh küsimuse eest ja ka vastuse eest. Kas keegi soovib veel küsida? Aga kui ei soovi, meil küll iseenesest on nii-öelda ette nähtud ajas veel omajagu aega üle jäänud, et aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis tegelikult on vist paras aeg tõmmata joon alla, nii et aitäh kõigile, kes said täna osaleda. Loodame, et saite siit palju kasulikku infot kaasa võtta ja loomulikult, kui tekib tulevikus küsimusi, siis alati olete oodatud ikkagi ühendust võtma. Aitäh kõigile esinejatele ja kohtumiseni siis kõigi teiega tulevastel seminaridel. Nii et kõike head ja ilusat aasta lõppu. Nägemist. Nägemist. Head aega!